said I won't be back in a while. Don't wait, already packed a bag. Tere hommikust! Tulen tegelikult täna siia rääkima finance teemal, kuna see on tekitanud mulle väga südamelähedast nii-öelda connectionit enda kogemuse põhjal, mis mul on olnud viimased 5 kuud või niimoodi. Ma räägin sel teemal kohe varsti, aga enne seda lähme käime trennis ära. Maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away, like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do, but honestly I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good, no he's great. Everything she wants. Teen tehtud. Ma olen ühel päeval kirjutanud üles siia minu finantsilise uskumuse kohta nii-öelda ja samuti hetkese olukorra kohta, sest see olukord minu jaoks on muutunud nii palju finantsiliselt. Kes ei tea mind, siis ma olen tegelikult üles kasvanud keskmise sissetulekuga peres. Ma olen terve elu kasvanud üles nähes enda ema tegelemas enda ettevõttega. Ma olen kasvanud üles selle mentaliteediga, et you need to push yourself põhimõtteliselt. Kuid aastal 2013, kui ma kolisin Taani, siis Taani väljaminekud on kõvasti suuremad kui on Eestis. Puhtalt toarent 600 eurot kuus ja sa elad 2, 3, 4, 5 toakaaslasega koos. Maksud on ka väga kõrged. Et mina ainuüksi maksan hetke 40% enda sissetulekust Taani riigile maksa nii-öelda. Ma kolisin Taani, siis mul ei olnud sissetulekut, mul oli 6 kuud sissetulekut. Aga minu finantsiline belief tekkis sellest, et ma olen siis terve enda täiskasvanud elu jooksul siis kogunud teatud summa enda säästusesse kokku. Ja eelmisel aastal ma otsustasin, et selle asemel, et töötada kellegi heaks, ma tulen töölt ära ja elan enda säästude pealt ja samamoodi panen siis sääste enda firmasse sisse. Ma võin teile öelda näiteks, et minu uskumus oli see, et mul peab olema 6 numbrit pangakontol. See oli see aasta tagasi. Ja selle 6 numbriga ma ilusti elaksin Taanis ära 15 kuud. Ma arvutasin seda niipidi. Mis juhtus aastaga on see, et ma langesin selle peale, et ma elan 6 kuusse ära. Et ma pidin kasutama kõik enda säästud ära ja seda selle tõttu, et kõigepealt enda elamine, aga teiseks samamoodi siis ma pidin raha sisse panema enda firmasse, et seda kasvatada nii-öelda. Mis lõpetas mind olukorraga, et ma olin toidupoes ja avan pangakonto ja vaatan, et mul paistab 1 euro vastu. See ei ole väga tore moment, aga ma olen tänulik selle kogemuse eest. Väga paljud inimesed ei teeks seda, mis ma tegin eelmine aasta, mis oli siis see, et ma tulin töölt ära. Ehk siis ma langesin üle 5000 euro sissetuleku pealt langesin nulli peale. Ehk ma hakkasin enda säästude pealt elama. Ma võin öelda ka, et see on minu parim otsus, mis ma olen teinud enda elus, üks parimaid. Et see on õpetanud mulle hästi palju. Nii rahaliselt kui ka panna end olukorda, kus ei ole mugav. Et see on üllatav, kui palju versioone inimene suudab leida peale seda, kui sa oled finantsiliselt raskes olukorras nii-öelda. Et ma olen selles mõttes väga blessed olnud enda elus, et mul on vanemad, kes saavad mind toetada, kui vaja. Ja ma olen ise hästi ambitious inimene, et ma leian neid lahendeid alati ja et ma ei sattu olukorda, kus ma pakin enda kohvri ja tulen lihtsalt Eestisse tagasi. Selle aasta jooksul, nüüd see on aasta tagasi, kui ma tulin töölt ära, obviously mul ei ole seda 6 numbrit enam pangakontol ja ma mäletan, et aasta tagasi ma lubasin endale, et ma ei lähe alla 6 numbri enda pangakontol. Mind suruti reaalselt sellisesse olukorda, kus ma pidin minema
alla selle 6 numbri, kas siis ma ise ei tulnud enam toime, kas siis ma pidin arveid maksma enda firmas, ma pidin laenu andma enda firmale või mis iganes momente mul tekkis, niimoodi, et ma pidin sellest uskumusest lahti laskma, et mul peab olema see summa nii-öelda pangakontol. Ma pean mainima, et see uskumus on sellepärast, et ma olen Taanis ja ma olen üksi siin, mul pere pole siin ja väljaminekud Taanis on palju kõrgemad kui Eestis, mis tähendab seda, et mul lihtsalt on see security mehhanism minu mõttemaailmas, et ma pean toime tulema järgmisel kuul, kuna mul ei ole seda backup plani. Hetkel õnneks on mul riiklik toetus olemas, et see nagu aitab mul toime tulla hetkel. Mul on olnud terve elu 2 belief'i. Mul ei saa olla suurt panganumbrit enda pangas. Mul peab olema realistlik number pangakontol, mis tähendab seda, et ma kunagi ei suutnud endale mõttemaailma panna, et mul võib olla rohkem kui keskmine palganumber põhimõtteliselt. Ja ma avastasin seda sel hetkel, kui ma tutvusin inimestega enda elus viimaste kuude jooksul, kellel on korralik sissetulek, ütleme niimoodi. Ja ma sain aru, et ma olen pannud endale lihtsalt limiidi endale pähe, et ma ei suuda põhimõtteliselt rohkem kui seda keskmist või seda piiripealset numbrit endale kasutada nii-öelda. Et mis on natukene manifesteerimisega seotud ja uskuge mind, see, mis praegu minu elus toimub, it matters, nagu see, et ma muutsin selle mentaliteedina päris suuresti, et mul on võimalik ka suuremaid numbreid teenida, kui ma soovin nii-öelda. Ja sellega seotud ka, et vali inimesi enda ümber, et inimeste mentaliteet, kes ümber on nii tähtis. Ja teiseks, mis on väga suur punkt, mis ma olen tähele pannud, terve elu ma olen öelnud endale, Birgit, kui sa hustle'id, siis sa näed tulemust. Aga miks mul on vaja töötada niimoodi, et higimull on otsa ees, et näha seda tulemust? Selle asemel, et lasta rahavool nii-öelda tulla minu poole ja nii-öelda lihtsusel tulla minu poole. Kas ei pea just rahaga seotud olema, aga see võib terve selle eluga nii-öelda lihtsusega seotud olla, et sa kutsud enda poole nii-öelda seda kõike lihtsamalt, et sa ei pea hustlema iga päev ja öö selle nimel, et sul oleks lihtne ja hea elu. Ja see oli minu mentaliteet tegelikult terve minu täiskasvanud elu jooksul, et ma pean nägema vaeva kõige nimel. Ühesõnaga minu takeaway siit ongi, et võib-olla paljudele teistele on see mega obvious, aga minule ei olnud see obvious. Üks inimene sellest saab kasu, siis ma olen õnnelik. Üks ongi valige inimesi enda ümber, inimesi, kellel on more than average possible. Nii et te suudate leida inspiratsiooni nendest ja teiseks ongi see, et hustle ei tähenda, ei equal money or success või midagi niimoodi. Et nagu 2 punkti, võtke need endaga kaasa, kui te midagi võtate sellest videos kaasa. Aga jah, näeme järgmises videos. Mul on mitmed asjad siia kirja pandud, mida ma soovin teiega jagada. Nii et thumbs up, kui teile meeldib. Tšauki!